Me arvasime, et olime leidnud kõik Peppa põrsas ja Ben ja Holli kokkupuutepunktid. Me eksisime. Siin on kõik need, mis meil kahe silma vahele jäid. Alustame tõestusest, et haldjad tõesti eksisteerivad Peppa universumis. Ossas haldjahammas kaotab Peppa hamba ja issi põrsas ütleb talle, et kui ta magama läheb, tuleb haldjas ja vahetab selle mündi vastu. Kõik vaatajad arvasid, et issi põrsas hiilib lihtsalt tema tuppa, kui ta magab ja paneb mündi padja alla. Aga nii ei läinud. Tegelikult ilmus kohale päris haldjas. Väike lendav põrsas ilmus tõeliselt maagilisel moel, kandes teiselt poolt pärit münti. Ja see muudab kõike. Sest kui haldjad on põrsa Peppa maailmas päriselt olemas, siis väike kuningriik, see maagiline haldjate ja päkapikkude maailm, kus Ben ja Holli elavad, ei ole lihtsalt raamatulugu või pilt seinal. See eksisteerib tegelikult kusagil põrsa Peppa universumis. Mõlema maailma lõid samad loojad ja see episood kinnitab vaikselt, et need pididki alati omavahel seotud olema. Liigume edasi Peppa jõulude juurde. Peppa ja Georg saadavad oma kirjad jõuluvanale, valivad välja hiiglasliku kuuse ja lähevad õhtul magama. Kuid tõeline üllatus saabub siis, kui jõuluvana ise kohale ilmub. Kui sa vaatad hoolikalt tema kohal olevat lage, siis seal ripub rida jõulukaarte ja ühel neist on päkapikk Ben peal. Aga see ei ole see Ben, keda sa tead uuematest osadest. Sellel versioonil on lilla müts ja roheline särk. See on Benist pilootversioon, pärit Benni ja Holli väikesest kuningriigist päris algusaegadest. Teegelane, keda enamik inimesi pole kunagi isegi näinud, ripub vaikselt jõulukaardil Peppa elutoas. Aga siin läheb asi veelgi huvitavamaks. Peppa jõuluvana ja Benni ja Holli isa jõuluvana on selgelt üks ja sama isik. Pane nad kõrvuti ja sarnasus on võimatu tähelepanuta jätta. Ainus tõeline erinevus on see, et Benni ja Holli versioon näeb noorem ja saledam välja. Peaaegu nagu sama tegelase varasem versioon. Ja kui sellest veel vähe oleks, muudavad häälnäitlejad asja veelgi kahtlasemaks. Benni ja Holli multikas annab jõuluvanale hääle Richard Writings, see sama näitleja, kes mängib issi põrsast. Aga Peppa põrsas multikas annab jõuluvanale hääle David Graham, kes mängib Benni ja Holli multikas tarka vanahaldjat. 2 näitlejat, 2 saadet, vahetavad rolle, see ei ole juhus. See ongi see, kuidas saade vaikselt vihjab, et nad jagavad sama maailma lihtsalt erinevatel ajahetkedel. Kõigist tegelastest, kes nende 2 saate vahel liiguvad, teeb seda kõige rohkem kapten Punahabe. Ta ilmub mitmes Ben ja Holli episoodis ning kuigi tema suurus muutub 2 saate vahel, on kõik muu identne. Sama habe, sama riietus, sama energia. Pole mingit kahtlust, et tegemist on sama tegelasega. Ja kui mõlemad saated toimuvad samas universumis, siis Punahabe teab selgelt täpselt, kus asub väikese kuningriigi sissepääs. See seletab ka midagi, mis on alati veidi kummaline tundunud. Miks elab piraadikapten üldse Peppa linnas? Tal oli juba oma aare olemas. Tal polnud mingit põhjust sinna jääda, aga nüüd on see täiesti loogiline. Punahabe ei hänginud lihtsalt niisama Peppa linnas. Ta elas topeltelu, veetes aega Peppa maailmas ja haldjate kuningriigis edasi-tagasi käies seiklustel, mida kumbki saade kunagi täielikult ei selgitanud. Ta polnud kadunud, ta teadis täpselt, kuhu ta läheb. Nüüd järgmise vihje juurde. Kerime tagasi päris algusesse. Benni ja Holli väikese kuningriigi algusesse. Saade algab sellega, et päkapikk Ben ja printsess Holli tutvustavad end. Nendega liitub ka lepatriinu Gaston. Aga siin läheb asi huvitavaks. See rõõmus sissejuhatus on peaaegu identne sellega, kuidas Peppa Pig oma saadet alustab. Peppa ja tema pere teevad sama. Naeratavad vaatajatele, tutvustavad end ja loovad meeleolu. Kas võib olla, et Peppa pere inspireeris väikese kuningriigi maagilisi elanikke? Võib-olla said sead kogemata kuulsaks isegi väljaspool oma maailma. Nüüd on siin üks asi, mis on nii ilmne, et kui sa seda näed, imestad, kuidas sa seda varem ei märganud. Episoodis Õhtujutt istub issi siga maha, et lugeda Peppale ja Georgile enne magama minekut. Kõik tundub täiesti normaalne, kuni vaatad raamatut tema käes. Otse lahtistel lehekülgedel, selgelt ja nähtavalt, on Ben ja Holli. Täisvärvides, halde tiibade, teravate mütside ja kõige muuga. Ja kui issi põrsas raamatu sulgeb, on tagakaanel kujutatud täpselt väikese kuningriigi lossi, mis seisab oma künkal ümbritsetud pilvedest. Issi põrsas ei loe juhuslikku unejuttu. Ta loeb oma lastele sõna otseses mõttes Benni ja Holli väikeses kuningriigis toimunud sündmustest, nagu see oleks ajalooõpik. Ja siin on üks, mis on otse silme ees peidus, episoodis Vanaema põrsakanad. Peppa ja Georg jäävad ööseks vanaema ja vanaisa põrsa juurde ning meile tutvustatakse vanaema põrsakanu. Jemimat, Sarahi ja Vanessat lisaks Cook Neville. Ja kui oled Bennit ja Hollit hoolikalt vaadanud, peaksid need kanad väga tuttavad tunduma.
Need on samad kanad, kes on pärit päkapikkude talust Bennis ja Hollis. Samad värvid, sama disain, isegi sama siksakiline muster Cook Neville'il, mida näed episoodis Kanad ratsutavad läände. Need ei ole lihtsalt sarnased kanad. See on täpselt sama kanamudel, mis on pandud teise saatesse. Selleks hetkeks pole see enam crossover, vaid pigem järelevalveta kanade põgenemine päkapiku farmist otse vanaema seaaeda. Nagu me teame, elab Ben koos oma perega suures päkapikupuus. Aga kui sa vaatad nende kööki ja siis vaatad Peppa kööki, lähevad asjad väga kiiresti, väga imelikuks. Aken on täpselt samas kohas. Pliit asub selle all. Kapid on sarnast sinist tooni. Laud on keskel, vanemad istuvad kummalgi pool ja laps on keskel. Külmkapp on paremal pool ja kaetud tähemagnetitega. Isegi kaamera nurk tundub täpselt sama. See ei ole lihtsalt juhus, et 2 multika köögid näevad sarnased välja. Keegi kopeeris selle toa ja vahetas elanikud välja. Üks köök asub puu sees, teine aga majas mäe otsas. Aga seestpoolt on need täpselt samad toad. Kas haldjad palkasid Peppas isekujundaja? Või on need 2 maailma omavahel palju rohkem seotud, kui keegi märkama peaks? Osas eskalaatorid tormab Peppa pere läbi hiiglasliku rongijaama, püüdes oma rongile jõuda. Issi Põrsas ja George satuvad jaama ühel poolel raamatupoodi. Ning kui sa vaatad raamatupoodi sisse, on seal selgelt näha printsess Holly pilt. Ja see pole esimene kord. Benny ja Holly tegelased on juba mitmes episoodis ilmunud raamatukogude riiulitel, raamatukaantel ja plakatitel. Nagu need saated kasutavad vaikselt lugusid ja pilte, et meenutada meile, et väike kuningriik eksisteerib kusagil otse Peppa kaardi servade taga. Ja kui sa arvasid, et riiulitel olevad pildid olid vaevu märgatavad, siis järgmine viib selle veelgi kaugemale. Mitmes Peppa Põrsa episoodis ripuvad seintel raamitud pildid, mis näivad natuke liiga spetsiifilised, et olla juhuslikud. Episoodis Pildipood ilmub fotode hulgas pidevalt lepatriinu Gastoni pilt, kes on Benny ja Holly armastatud lemmikloom, justkui oleks ta lihtsalt järjekordne klient. Fredi Rebase korteris on seinal raamitud pilt lossist, mis näeb välja täpselt nagu midagi väikesest kuningriigist. Ja episoodis Jukebox liigub kaamera laiemaks ning paljastab, et klubihoone seinal ripub raamitud pilt kapten Punahabemest oma paadil koos Polliga, nagu tavaline kaunistus. Korralik raamitud pilt Ben ja Holly tegelasest ripub Peppa maailmas, justkui oleks ta piisavalt kuulus, et väärida kohta seinal. Ja ausalt öeldes, ilmselt ta ongi. Ja lõpuks, siin on üks lugu, mis algab ühe aiakääbusega ja lõpeb terve saadetisega. Episoodis Soovikaev toob vanaema siga koju plastist aiakääbuse. Vanaisa siga vihkab seda kohe esimesest hetkest. Aga siis ilmub kohale härra pulveokiga ja sellest saab täiemahuline kääbuste kohale toimetamine. Ja see esimene kääbus, sama kuju, sama habe, sama müts, näeb välja täpselt nagu kuningas Leopold. Tuntud ka kui härra Kääbus Benny ja Holly multikast. Lihtsalt teist värvi. Kui ülejäänud saadetis kohale jõuab, on üks neist täpselt sama värvi ka. Benny ja Holly multikas on härra Kääbus rändav tegelane, kes ilmub kutsumata kohale ja keeldub lahkumast. Nüüd on ta ümber suurendatud ja vaikselt Peppa aeda sokutatud, juba ärritab vanaisa Põrsast. Mõned asjad ei muutu kunagi. Nii et vot see ongi. Alates jõulukaartidest kuni köögipaigutusteni, piraadipapagoidest kuni aedkääbusteni, Peppa Põrsa ja Benny ning Holly multikate ühisjooned on igal pool. Ja mida rohkem sa vaatad, seda rohkem sa leiad. Milline neist üllatas sind kõige rohkem? Anna meile kommentaaridest teada. Ja nagu alati, kohtume järgmises videos.